Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Mida jutu ei õpi, seda Juhan ei tea. Mida Juhan ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui vana Juhan ükskord tunnistama peab, et ta midagi ei tea, on mehel kohe vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Mida ema ei ütle, seda Mari ei tea. Mida Mari ei tea, seda ta salgab. Ja siis kui Juku ükskord talle asja selgeks teeb, Mari käima peale jääb ja emalgi on vastus valmis. On kohe vastus valmis. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Inimene õpib kogu elu, sureb aga ikka lollina. Lollina, sureb ikka lollina. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Uudiseid koduvabariigist. Tere! Aimar Altosaar, Marek Strandberg, Ainar Ruussaar alustamas Keskpäevatundi. Kogu elu murrame pead ja otsime vastuseid sadadele tuhandetele küsimustele, aga lõpuks on meil vastus ikkagi valmis ja isegi teada, nagu selles Ruja klassikaks lauldud laulus, mida tänased õpilased esitavad ka koolide pidulikel sündmustel. Aga on midagi, mis loodetavasti ka jääb nii, nagu ta täna on. 30 aastat tagasi muudeti Eesti tollast konstitutsiooni ja sellest ajast alates on eesti keel meie maal riigikeel. Minu arvates võiks veel rohkem olla. Mis teid täna eesti keele kasutamisel häirib või mis heameelt teeb? Igaks üks parandan 36 aastat tagasi. 36 aastat tagasi, jah. Ja siis oli 16. november see deklaratsioon, millega siis Eesti kuulutus end suveräänseks ja selle järgi võeti vastu Eesti NSV keeleseadus. See oli küll nagu ilmutus, sest et ega me siis nagu nõukogude inimestena sellest seaduse loomest ei teadnud mitte midagi. Kusagil keegi rahvaajal esikülge ei lugenud, seal siis aegalt ilmusid mingisugused seaduse ja muud muudatused. Aga nüüd äkki avaldati lehes mitu lehekülge pikk seaduse tekst. See oli juba ise ilmutus, et tõesti seadus on lahti kirjutatud paragrahv haaval, aga et seal oli siis kirjas ka millised nagu võimalused ka vene keelel ja kõik muud sellised asjad. See jäi nagu tähele panemata. Me lugesime seda, et eesti keel on Eesti riigikeel. Siiamaani, aga nüüd õnneks ilma nende ENSV aegsete lisanditeta. No ega eesti keele tähendus ju, mida enam me vaatame kõik võimalikke sündmusi, mis toimuvad Gruusias või siin Euroopa piireski lähemal, aina selgemaks saab, et seal mitte küll enam keel, eks ole, seal käib ka venestamine nii-öelda Gruusia kohalikus keeles, aga keel, kultuur ja muu selline asi on tõepoolest selline, kas nüüd viimane või kõige olulisem ikkagi rindejoon ja kaitsesüsteem, millega end kõik võimaliku võõra mõjutuse vastu kaitsta. Ja kui see kõik kasutamata jääb ja see kõik kuidagi lödilt
lipp voolab üle lauaserva nagu Dali pehmed kellad tema maalide peal, siis ega meil palju, meil on tulemas jälle kohalikud valimised või me arvame siis, et need kulgevad nagu kuidagi lihtsalt või et meie kuri idanaaber ei taha meid kuidagi moodi nii oma valitsuse valimistel kui riigivalimistel, Riigikogu valimistel sellele järgnevalt mõjutada, siis me eksime sügavalt. Ja selles osas selline nii-öelda kummivenitamine, et ei saa ja nagu kogu see haridusse puutuv on sellises nii-öelda relvade ostmise vaimustuses kui ainus kaitsekilp, mida meile eksponeeritakse, kuidagi õnnetult ju tahaplaanile jäänud ja nagu ma aru saan, ega seda hariduslepet jälle ei sündinud. No jaa, aga vaikselt oleme ikka edasi liikunud. No ega me liigumegi edasi, ega me ju võimegi öelda, et alati see sama küsimus, et kas pudel on pool täis või klaas või pool tühi, et ega ju objektiivselt meil läheb väga hästi. Lihtsalt küsimus on selles, et mida paremini sul läheb, seda avaramaks muutub su vaade, seda rohkem sa näed maailma ja sa näed neid riske. Ja hulljulgelt elada minu meelest ei ole tänases maailmas õigust. Mina küll ei mäleta, millal ma viimati pidin tõdema seda, et ma näiteks kusagil kaupluses ei saa müüjast aru, sest ta ei oska eesti keelt. Mina kogen seda päris sagedasti. Mina ei ole seda kogenud ja mulle teeb hea meelt, et umbes 6 aega tagasi just Tallinna vanalinnas asuvas Vene kiriku uksel vahetati ka lõpuks ära sildid ja pandi sinna ka eestikeelne silt, aga sellel tuli eraldi tähelepanu juhtida. Väikse keelena me peame, väikse rahvastikuga keelena me peame ikkagi kogu aeg valvas olema, see on selge. Et see võitlus ei lõppe, üks seadus või üks korraldus või ka kogu haridussüsteemi üleviimine eesti keeleks veel ei tähenda seda, et nüüd me oleme rahulikud. Me oleme jätkuvalt väga suure surve all. Küsimus on sellest, mitte ainult selles vene ja slaavikeelses surves, valdavalt venekeelses, aga ka inglise keele surve ja üldse, et me peame olema paraku siin kaitseseisundis, aga targalt kaitseseisundis, mitte teha rumalusi ja olla nagu siis enda nagu eestlase kui nutika rahva vääriline ka oma keele rakendamises. Aga need kohad, kus me ei saa eestikeelset teenindust kauplustes või kus mõni Vene maailma jünger ikkagi ülbab, sellele tuleb alati reageerida lihtsalt. Ma käin ilmselt õiges kohas. Sul on vedanud sinu nii-öelda ümbrus on olnud sinu suhtes soosi. Kuulge, haridusleppest. Haridusleppes on kokku lepitud ja ei ole ka õigemini jõudnud see jaanuaris alguse saanud protsess sellise tulemuseni, nagu alguses loodeti. Tegemist on hea tahte lepinguga, aga leping on leping. Leping on kokkulepe, millega osapooled kohustavad midagi tegema või siis tegemata jätma. Täitmiseks on see kohustuslik, aga igal juhul, kui lepingule on allkiri antud. Esmaspäeval kirjutavad sellele alla haridusminister, haridustöötajate liit, ametiühingute esindajad, koolijuhtide ühendus ja vaid 9 omavalitsust. 79 omavalitsusest vaid 9 on teatanud, et on praegu valmis leppega ühinema ja see teeb selle lepingu või leppe ikkagi kõvasti lahjemaks kui kavandatud, eks ole? No tegelikult tekib küsimus, mis lepe see on ikka ja kellega see lepe siis lõpuks on. Et on olemas ju seadus, mis paneb kohustuse koolijuhtidele tegeleda oma töötajate, oma õpetajate töökorraldusega. Ja nüüd äkki sellest leppes kuidagi selgub, et minister üle koolijuhtide, üle omavalitsuste kui koolipidajate pea on hakanud määratlema, et klassijuhataja tunnid on nagu eraldi vaja välja tuua ja seal veel panna tundide arvu paika. Et mis asi see nüüd on ja tegelikult on see selles mõttes suur segadus, mis on ilmselt järelkaja aasta tagusele või selle aasta alguses toimunud õpetajate streikidele, õpetajate streigi ähvardustele või mis asjad need tegelikult olidki, et kas ütleme streigi ähvardused pigem. Et ilmselt on haridusminister läinud kaasa selle ähvardusega, et midagi on vaja teha, teeme haridusleppe, aga ta ei anna mitte midagi juurde, ta ei anna ei palka juurde ja raha juurde, ta justkui nagu kirjeldab mingisuguseid lahendusi, aga need ei ole mitte lahendused, vaid tegelikult, kui seda nagu päriselt uurida, mida see lepe sisaldab, see võtab nagu koolidelt autonoomia ja see segab ka koolide ja omavalitsuste suhteid. Aga koolijuhid on ju omavalitsuste poolt seatud
kui koolipidaja poolt seatud, kes peavad vastutama. Ja nüüd see lepe, õnneks ta on mitte seadus, et lepe ikkagi, ta tekitab lihtsalt segadust ja sellega ei olda nagu koolide poolt ja ka omavalitsuste poolt rahul, mida neid näitabki see, kui vähe omavalitsusi sinna taha tuleb. Ja see, millel sa Aimar viitasid, ongi üks probleem, et omavalitsused ei näe riigipoolseid garantiisid, et selle leppes ette nähtud õpetaja karjäärimudeli jaoks leitakse raha ja nad kardavad, see kukub kolinal nende kui koolipidaja eelarves. See on üks probleem. No me oleme veel laiema probleemi ees, et küsigem siis lihtne küsimus, et palju meil omavalitsusi on, 70 pluss tänaseks hetkeks. 79 omavalitsust Eestis, et kas tõesti me usume, et meil on Eestis, raske oli uskuda siis, kui omavalitsusi oli 100, raske on uskuda ka seda, et täna umbes 80 kõrgelt haritud haridusspetsialisti on Eesti peal olemas, kes suudaksid kooli korralduse ja juhtimise sedavõrd heale tasemele viia, et meie siin teiega selles saates väga ei nuriseks, õpilased oleksid rahul, vanemad oleksid rahul ja kõik koolid oleksid ideaalsed, ehk et meie kooli küsimus on selles, et omavalitsus võib olla küll kooli kui maja pidaja, aga hariduskorraldus nii väikeses ühiskonnas, kui seda on Eesti koos kõikide inimeste paikapanekuga, võib-olla isegi palkamisega, omavalitsuste vastutuse alla tõstmine on ikkagi nende jaoks üle jõu käiva ülesande panemine nende õlgadele, sellepärast et koolikorraldused omavalitsuste enda võimekuse tõttu on Eestis väga laia väga laia käärihaarade vahel laiali ja selles mõttes ma pigem pelgan seda, et koolide korralduses ja õppekorralduses tänasel hetkel, kus me räägime ikkagi kõikvõimaliku infotehnoloogia kasutamisest ja millest iganes, siin peab toimuma mingi olulisem revolutsioon ja muutus, et kooli võite te pidada omavalitsused, aga haridust korraldama panna nii paljusid omavalitsusi lootuses, et sealt midagi head tuleb, on naiivne. Jah, ilma lisarahata, aga tegelikult omavalitsuste probleemid on, kui lähme sellest leppest laiemaks, laias laastus kahesugused. Üks on koolivõrk. Kui palju siiski on koole optimaalne, mida saaks üldhariduse rahade eest ka korralikult ülal pidada. Me teame, kuidas katsed sulgeda mõnd väikest kooli muutuvad üleriigiliseks ja märgiliseks ja võib-olla ongi see vajalik. Teiseks on õpilaste arv, mis mõnel pool kasvab ja mõnel pool kahaneb. Ja mõlemal juhul on vaja kvalifitseeritud õpetajaid. Ka väikestes koolides on vaja aineõpetajaid ja suurtes koolides on vaja neid lihtsalt rohkem. Nii lihtne ongi või nii keeruline ongi. No ilmselt on siin mitmed asjad nagu siiski sassi jäänud selle leppega seoses, et üks asi on see, ma olen Marek nõus, et hariduse sisu pool kindlasti see on riigi asi, see et ei ole, et iga omavalitsus annab nagu oma haridust. No tänasel hetkel ju on, nad palkavad õpetajaid, nad palkavad koolidirektoreid, mida väiksem omavalitsus, seda rohkem kõikvõimalikku onopujapoliitikat ja nii edasi. Ma ei lööks need omavalitsusi nüüd ühe lauaga, aga ma tean, et probleemid on. Aga praegu antud juhul, me räägime haridusleppest, see nagu näitab küll neid võimalikke nagu tulevikus vajalikke suundi, kuhu võiks liikuda, aga samas on ta ikka samm tagasi selles mõttes, et võtab just koolijuhilt ära selle talle nagu seadusega pandud üles, ta ei võta muidugi, see ei ole seadus, aga ta nagu seab kahtluse alla koolijuhi suveräänsuse oma õpetajaskonna ja töötajaskonna tööaega vastavalt siis tema ja õpetajate vahel tehtud lepetele reguleerida. Et ta annab nagu, toob välja selle, ma olen just koolijuhtidega rääkinud, et see klassijuhataja välja toomine kui mingi eraldi lisatöö, mis on juba tööseadusandluselt nagu arusaamatu, kui lisatöö, siis ta peaks olla ühekordne või nagu vähekordne, aga see on ju pidev töö, see peaks olema õpetaja kutses sees, järelikult tema põhipalgas sees, koos kõigi selle sinna kuuluvaga. Aga nüüd ta tuuakse kuidagi välja ja üle direktori pea annab minister korralduse. Ja see peaks ikkagi olema koolijuhi määrata, mitte koolipidaja määrata, aga ma ei ole suga selles mõttes, kui ma sust õigesti aru sain, Aimar, ma ei ole suga selles mõttes nõus, et klassijuhataja töö, kui seda õpetaja teeb ikkagi südamega ja pühendunult, see on ikkagi selgelt lisatöö. See ei ole lihtsalt kontakttundide andmise, nende ettevalmistamise kõrvalt mingisugune vaba aja veetmine kord 45 minutit oma klassi õpilastega. See on midagi enamat. Aga see ongi koolijuhi korraldus, kuidas ta seda jagab.
aga me ei tea, need võivad olla väga erinevad mahud, väga erinevad, on õpetajad, kellel on tunnikoormused ka erinevad ja see koolijuht teab ju paremini. Koolijuht teab väga hästi, nagu meie sinugagi siin, et klassijuhataja töö on väga eriline, ülivajalik. See on väärtuslik ja selleks peab olema ressurss rohkem käes, aga mitte nagu andma nagu selleks nagu juba mingi piirangud või kohustused veel juurde ja siis see viib lõpuks mingisse formalistikasse, et jälle kõik on leidlikud, siis kuidas sellega ka rohkem midagi raha juurde kaubelda või edasi, aga raha tünn on tegelikult ju sama. Küsimus selles, sinna tünni raha juurde ei tule. Palku tegelikult ei tõseta. No vot, siin ongi täpselt see sama asi, et me tahaks kvalifitseeritumat tööd, aga selle eest maksta ei ole kusagilt võimalik. Mõnes mõttes on ühiskonnas laiemalt, kui te vaatate, mis toimub, siis mõnes mõttes väga selline inimorganismi laadne protsess käima läinud, kus ütleme, jalg laguneb ja natukene sõrve on lagunemas ja võib-olla veel midagi lagunemas, süda ja aju töötavad, seda kaitstakse ka inimorganismis kõige enam, aga kõik, mis natukene lagunema hakkab, see lagunetatakse lõpuni ära. Kangreen viib jäseme küljest ja kõik, mis iganes, et see toimub ka ühiskonnas, et me nagu püüame üle reguleerida, saamata aru, et on teatud protsessid, mis tuleb hambad ristis nagu lõpuni viia. Näiteks kas või hea haridus tähendab tegelikult seda, et hea haridus tähendab meil mingil hetkel rohkem häid insenere, mis tähendab lõppkokkuvõttes seda, et meil on mingil hetkel võimalik nagu tööstust käima panna ja neid asju kaubelda ja müüa ja tekitada eksporti ja kasvatada majandust. Ehk et kui asi hakkab kusagilt natukene nagu lagunema, võtame me väga loomuliku hoiaku. Küll nad ise toime tulevad. Tegelikult ei tule. Tegelikult süüakse ka inimorganismis ära kõik asjad, mis natukene perifeerias ja nii tundub ka, et haridus on meil mitte ei süda ega aju, vaid tänasel hetkel mingisugune jäse või muu asi, mida väga ei kaitsta. Ja selle jaoks ongi olemas mõistus ja terve käitumine, et püüda parandada seda, mis lagunema hakkab, kuna ühiskond peab olema tervik. Ja keegi ei julge seda vastutust võtta, igalt poolt kraabitakse kokku veel mingisuguseid maksurahasid aina rohkem ja rohkem ja loomulikult sellises ahelas see tekitab tegelikult olukorra, kus me summutame ühiskonda just nimelt selliste kummaliste otsustega. 70 omavalitsust on teatanud, et praegu ei ühine. Ma toon Tartu linna näite, mille volikogu otsustas ka mitte leppega ühineda. Tartu, mida peetakse ikkagi üheks hariduskeskuseks. Tartu volikogu ütles, et see leppega ühinemine tooks Tartule kaasa mitme miljoni euro ulatuses täiendavaid kohustusi. Ja praegu ei saa seda suurendada ja ainuüksi õpetajate kontakttundide piiramine, mida see leppega ette näeb, tooks Tartule 2,4 miljonit eurot lisakulu. See oli nüüd volikogu otsusest läbi käinud informatsioon. Ja linn viitas ka sellele, et linnavalitsus sõlmib koolidega igal aastal Tartus siis kollektiivlepingud, mis tegelikult nii reguleerivad õpetajate töötingimusi, et milleks siis peaks seda veel eraldi üle käima. Kui on kollektiivlepingus koolid kokku leppinud, et jah, ma ei tea, õpetaja kontakttundide koormus võib olla natuke suurem kui 24 või 26, sealt edasi juba on keeruline. Et siis see on aastane leping ja las ta olla, olgu see siis koolipidaja ja kooli vaheline kokkulepe. Ma täitsa nõus ja siin tegelikult varjus on ju veel üks protsess, et uus kooliõpetajate tasustamise süsteem, kus enam ei nähta üldse ette konkreetselt kontakttundide arvu, vaid see on ka õpetaja palk, mille sees siis ka lahendatakse ära need tunnid ja ka klassijuhataja tunnid. Aga see, ma tean, ei ole eriti populaarne muudatus, mille eest siis ka nii mõneski omavalitsuses on õpetajad või koolijuhid lennanud, kui nad on tahtnud väga intensiivselt sisse viia. Ma tahan öelda, seal on nagu neid lahtisi otsi palju ja praegu antud ise haridusleppe kui selline, kui idee on minu arust väga samm õiges suunas, selles ei kahelda, aga tundub, et see on kuidagi poolele jäänud see arutelu ja kas kõik osapooled on ikkagi õieti kaasatud või see on ikkagi nagu selline, et teeme kiiresti ära, sai ju lubatud, eks ole, see oli see kevadise... see oli tegelikult õpetajate streigi puhul üks lubadus, et jõuame nüüd kokkuleppele head õpetajad.
ma just mõtlen seda, et olles vestelnud viimasel ajal üsna paljude noorte ja edukate õpetajatega, kellel ühest või teisest haridusprotsessist hea ettekujutus ja küsides ka neilt, et kas neid on näiteks kaasatud ühe või teise, nende tulevikku puudutava otsuse tegemise juurde, olen ma pigem vastuse saanud, et seda ei ole ja nad teevad entusiastlikult oma tööd, kuna neile meeldib õpetada ja see entusiasm on märkimisväärne, nad õpetavad õpilasi ka ilma paberi ja pliiatsita asju ajama, täpselt see, mida me kirume, et lapsed on väga palju nutiseadmetes, vastupidi, nad võtavad selle kasutusse ja näitavad eeskuju sellega, kuidas teistmoodi teha. Mulle tundub, et kui tänase päeva plaane veel, mis meil siin saates on nagu ette võtta, siis ega mingisugune selline kuidas ma ütlen, selline suutmatus ministeeriumite tasemel asju ajada või ka valitsuse tasemel ühiskonda nagu toimima panna ja toetada seda logiseb igalt poolt, et see alati me vaatame, et jah, et kui keegi osutab võimu poole pealt näpuga, et näete, seal on probleem, me kipume nagu vaatama sinnapool, tegelikult me peaks vaatama selle keha külge, kus see käsi on ja millest see näpp välja tuleb. Ja probleemid on aina rohkem ja rohkem, vähemalt ka hariduse vallas, ministeerium on ju suur, neil on täpselt, et seal on nagu palju ametnikke, kes fraktalina on nagu arenenud, igaüks tegeleb mingisuguse tõenäoliselt mingi väikse asjaga, mis on väga oluline ja väga oluline ja väga oluline, aina väiksemad asjad on väga olulised, mis tähendab tegelikult seda, et see suur pilt, see mida sageli kritiseeritakse, selline helikopter või linnulennuvaade jääb olemata. Ja meil ei ole ka tegelikult ju tänasel hetkel mitte ühtegi foorumit, kust me selle kohta mingit teadmist saaksime. Võib-olla sellele teemale veel paneks nagu resümeeriks ka seda, et haridusministeeriumil on väga suured rindejooned avatud rinded ja minu arust kõige tähtsam asi, millega praegu peaks ikka haridusminister tõsiselt tegelema, kontsentreerima kõik jõud tähelepanu, see on eestikeelne kool. Sellega ei ole ju kaugeltki kõik hästi, probleemid ei ole kaugeltki lahendatud, aga nüüd avada uusi rindeid, uusi kakluseid ja samas kui haridusleppe puhul näeme, et ei ole asjad üldse lõpuni räägitud ja kõik osapooled piisavalt nagu oma panust saanud anda. Kas su sõnum on see, et meil on vaja tegelikult hariduses korralikku kindralit, mitte seersanti või leitnantit, kes neid rindejooni ja hariduses on ikkagi jube palju, et tegelikult nad on kõik nagu korraga laua peale kuhjunud ja siis nad vajuvad sealt nagu maha või lükkuvad lauaserval. Koolivõrgust räägiti. Õpetajate koormusest räägitakse siiamaani, rääkimata õpetajate palgast, mille jaoks ka selle karjäärimudeli puhul, mis on minu jaoks ka natuke ebaselge, see 4-astmeline karjäärimudel, mille jaoks järgmise aasta riigieelarves ja eelarvestrateegias selleks järgnevatel aastatel raha pole ette nähtud, et siin on tegelikult neid probleeme väga palju ja keegi teist ütles, et tegelikult mulle ka tundub, et koolijuhil, mitte koolipidajal, vaid koolijuhil võiks olla ikkagi selles mõttes mustvalgelt rohkem õigusi kehtestada mingisuguseid norme. Vot sinu koormus on selline, sinu palk on selline. No see tähendabki finantsilist iseseisvumist, see tähendab paljuski ka seda, et koolijuht ei saa olla omavalitsuspoliitika osa ehk et kellegi sõber, kellegi tuttav, kellegi sugulane, kellegi mingisugune parteikaaslane. Aga koolipidaja on omavalitsus. Koolipidamine on majapidamine. Tegelikult kui koolipidamine oleks majapidamine ja kooli sisu ehk õpetajaskond ja selle faktiline juhtimine, mis puudutab nagu haridusprotsessi, oleks sellest lahutatud. Vaata, mis toimub Tallinna võimuliidus, mis on küll väga kunstlik moodustis, aga juba see sama haridusleppe on tekitanud Tallinna abilinnapeade vahel taas sellise sõnavahetuse. No jaa, aga see ju jääbki olema, et nii kaua, kuni kooliga kaasneb riigi poolt saadav rahasumma, mis on nagu mitte ainult kooli kui füüsilise struktuuri, mitte ainult riigi poolt, omavalitsusi on rikkamaid omavalitsusi, nagu see sama Tallinn, mis veel maksab omakorda lisa. Jaa, aga see tähendabki seda, et kooli pidamisel kogu see haridusprotsessi sisuline juhtimine omavalitsuste tasemel, kui isegi riigi tasemel tullakse sellega toime väga kehvalt ja tekitatakse, nagu me siin arutame, pidevalt uusi rindeid, millega tegeleda, millega näidata, et me tegeleme veel sellega, teisega ja kolmandaga. Põhiasi ehk eestikeelne kool jääb selle tõttu veel kuhugi tahaplaanile, siis see probleemide ring ongi nagu laiem ja me killustame, loomulikult õhinal on valmis ametnikud alati võtma järgmise ülesande enda ette, et tõestada oma olemasolu vajalikkust. Me ei kahtle selles üldse, nii Tallinna
kui riigi tasemel või linnade ja omavalitsuste ja riigi tasemel. Ja see killustumise nähtus, mis nagu tekib, ütleme, bürokraatia vohamise mehhanismi on ju tuvastatud ammu ja ammu, see ei ole midagi uut, mida me siin lauale paneme, aga asjaolu, et see toimub ka hariduses, kus ma ei oska öelda, et sõjaväes tähendaks see seda, et keegi tuleb ütlema, et vaat, et tegelikult tühja need raketid, et aga vaat nagu saapapaelad, need on kõige olulisemad. Kui saapapaelad ja värv on vale, siis me võime kaotada sõja. Et see killustumine, mis toimub täna mitte ainult, ütleme, siin haridus- ja teadusministeeriumi kontekstis, vaid tegelikult kõikide ministeeriumite kontekstis torkab silma ja väga valusalt. No tegelikult killustumine on siin asja üks pool, teine pool on jälle tegelikult nii-öelda tsentraliseerimine seal, kus seda võib-olla vaja ei oleks. Aga see on juba hoopis uus teema tegelikult, kui rääkida üldse omavalitsustest ja uuest kohaliku omavalitsuse seadusest, aga võib-olla räägime sellest teine kord.